Paigutussügavuse järgi liigitatakse mõrdu avavee ja ääremõrdadeks. Sügavuspiiriks on 3 meetrit. Avavee mõrdu kasutatakse püügil, kus vee sügavus on üle 3 meetri. Nüüd lähevad topeltankrud alguses. Paistab, et ankrud on korralikult põhjas. Ja no nii, nüüd ongi juhtaia sisselaskmine. Tiivase pullad hakkavad vee alla vajuma juba. See näitab ka seda, et minul on keti raskused ja kõik on nagu õieti pandud. See ongi eesmärk, et kett viiks selle põhja ilusti. Nii, nüüd meil sai juhtaed, sai otsa ja nüüd hakkab minema siis karjaaia osa. Kõigepealt lähevad nüüd tagasilöögi nurgad. Nii, ja nüüd lähevadki kere ja rõnga osad nüüd. Nüüd on meil siis mõrd kere sees. Me läheme sõidame nüüd üldse mõrra kere juurde. Suudme poolt hakkan tulema. Nüüd saab abiline vaadata täpselt, et kuskil veel ei ole jäänud tiiru peale, enne kui ta ankrut külge paneb. Veame nüüd selle köiega, mis meil seal nurgaköis oli, selle ankru veame põhja kinni veel jõuga. Siis veame ka teise poole ära ja see mõrg on juba püügis. Kõigile ankru otsa lähevad need siuksed pikad paelad pulladega, et pärast me saame sügisel need mõrrad kätte või siis suvel, kui me võtame nad välja pesemiseks. Ja on angerjas sees. Ongi nüüd see angerja pujus. Väike auk siin. Vaatame, mis on sees, puhas angerja. No, siin on ju väga kena saak. On uskumatu. Ja kahjuks kestab meil see saak siin ainult, noh, kas me 6 aega saame seda? Ei saa. No ikka enne jaanipäeva lust või ära. No, siis on see kala siit ära. No nii, siit ta tuleb.